Hakkame tegema voodit. Mina tegin selleks kõigepealt valmis raami. Kasutasin männipuitu, mille plangu laius oli 14 cm ja paksus 4 cm. Raami tappisin kokku vahele panin põõnad ja otstesse veel lisapõõn. Voodimõõdud on minul 1,40 m korda 2 meetrit. Kõigepealt märgin ära voodile vedrude asukoha. Vedrud tuleb arvestada raami servast 1,5 cm sissepoole. Sellisel moel sätin kõik vedrud raami ääre külge kinni ja märgin vedrude asukoha ära. Jälgin, et vedrude vahed oleksid võrdsed. Nüüd arvestan võõde löömisel selleks, et vedru jääks täpselt 4 jutevõõ koha peale. Võib ka sedasi panna, kuid mina eelistasin praegu sellist varianti. Jutevõõd saan ma pingutada sellise riistapuuga. Siin on lisaklots, mille vahele tõmmatakse võõ ja selleks saab pingutada sellise. Pingutaja saab ka ise väga edukalt valmistada tugevast puidust, kasepuidust või tammest või tal on sellised mõõdud. Siia otsa peale olen ma pannud väikesed naelad, et kui ma võõd pingutan, siis võõ ei libiseks. Need võõd pingutan ära, lasen klambritega kinni ja keeran 3 korra võõde otsad peale, mille siis naelutan 5 papinaelaga kinni. Kasutan selleks 25 mm pikkuseid papinaelu. Nüüd, kui hakkan vedrusid peale siduma, arvestan, et kõige äärmised vedrud on 8 rõngaga. Sissepoole lähevad 7 rõngaga ja keskmised vedrud on 6 rõngaga. Enne, kui ma vedrusid siduma hakkan, vedrud on kõverad, siis ma rihin nad sirgeks, et nad liiguksid otse püsti alla, et nad ei oleks kuskil viltu ega läpas. Tavaliselt need vedrud on pakendis ja nad on kergelt moondunud. Nii, nüüd kui kõik vedrud on mul sirgeks tehtud, siis hakkan vedrusid põhja külge kinni õmblema.